Tere noor! Kas oled kunagi tundnud soovi liituda mõne erakonnaga, aga pole päris täpselt veel aru saanud, mida see endaga kaasa toob? Kui oled Eesti kodanik, siis erakonda kuulumine on sinu põhiseaduslik õigus. Seega, las ma tutvustan sulle lähemalt erakonda kuulumise võlusid ja pahesid, et saaksid teadlikult oma õigust rakendada. Alustame erakonda kuulumise plussidest. Esiteks, võimaldab erakonda kuulumine sul juba noores eas mõjutada ühiskondlikke probleeme. Erakonna liikmena on sul võimalik kaasa rääkida otsustusprotsessides ja teha ettepanekuid, mis aitavad lahendada sinu jaoks olulisi probleeme. Seega annab erakonda kuulumine sulle võimaluse panustada ühiskondlikesse muudatustesse ning olla osa otsustusprotsessidest, mis kujundavad meie kõigi tulevikku. Teiseks on sul erakonna liikmena suurepärane võimalus luua tutvusi juba kogenud poliitikute, professionaalide ja aktivistidega, kes jagavad huvi sulle südamelähedaste ühiskondlike teemade vastu. Erakonnas saadud tutvused võivad osutuda kasulikuks sinu poliitilist karjääri rajades või sinu tulevase eriala praktika võimaluste leidmisel. Kolmandaks on sul võimalik olla noorte huvide esindaja oma erakonnas. Noorte hääl võib tihtipeale jääda tahaplaanile erakondade laiemas poliitikas. Noore liikmena on sul aga võimalus enda ja seega teiste noorte huve erakonnas esile tõsta, et vanemad erakonna liikmed neid ei unustaks. Erakonda kuulumise plusside kõrvalt tuleb arvestada, et erakonda kuulumisega võivad kaasneda ka tagajärjed, mis ei pruugi just kõige meeldivamad olla. Esiteks, poliitika on paratamatult vägagi polariseeriv teema ning erakonnad sümboliseerivad selle lõhestavaid aspekte ühiskonnas. Sellepärast tuleb arvestada, et erakonda kuulumine võib kaasa tuua soovimatut kriitikat ning see võib muuta paljude inimeste arvamust sinust. Teiseks on erakondade siseselt oma konkurentsi element. Soovi korral oma positsiooni erakonnas tõsta, pead sa oma erakonna liikmetega selle nimel konkureerima. Erakonna sisese rivaalitsemise juures on alati võimalik, et see muutub isiklikuks ja lõhestab erakonda, mis võib kahjustada teie edukust erakonna eesmärkide saavutamisel. Viimaks tuleb arvestada ka sellega, et erakonna poliitika võib vahel olla pettumust valmistav. Erakondadel on olemas oma kokkulepitud kollektiivsed maailmavaated ja seisukohad. Need ei pruugi alati sinu enda maailmavaadete ja seisukohtadega klappida, aga poliitika on kompromisside mäng ja selleks, et ellu viia neid poliitilisi eesmärke, mille pärast erakonnaga liitusid, tuleb mõnikord teha järeleandmisi teiste küsimuste osas. Loodan, et nüüd sai sul selgemaks, mida erakonnaga liitumine endas kujutab. Lõpetuseks soovin veel mainida, et kui sul on olnud mõte mõne erakonnaga liituda, aga oled mingil põhjusel selles valikus kõhklema jäänud, siis Eestis on kõigil suurematel erakondadel olemaski erakonna noortekogud. Läbi nende saab väiksemas mahus proovida Eesti poliitilisel maastikul osalemist ning võid saada paremat aimu, kas sellega laiemas ja professionaalsemas mahus tegelemine võiks sulle sobida. Julgustan sind kindlasti erakonna noortekogude kohta rohkem uurima.